Kristina Teern, naistekoondise ründaja. Nädal aega on nüüd naistekoondis koos olnud. Millised on meeleolud, kuidas laager senimaani on kulgenud? Meeleolu on väga hea olnud. Laager on ka hästi läinud, me oleme teinud hetkel 3 trenni ja trennides on hea meeleolu, kõik tahavad ja pingutavad, et ma arvan, et on homseks kõik valmis. Sina liitusid selleks koondise aknaks põhimõtteliselt tulles välismaalt, mängides välisliigas. Milline on see erinevus võrreldes sellega, et nüüd tulid selliste kuude pealt koondis, kirjelda natukene seda aega seal? Ma arvan, et kuna Eestis enamus mängijad tulevad käivad tööl ja siis tulevad õhtuti, lähevad trenni, et välismaal meil oli enamasti niimoodi, et oli 1 trenn päevas, vahepeal oli 2 trenni, ehk siis kui oli 2 trenni päevas, siis nägi välja selline, et hommikul ärkad, lähed kohe põhimõtteliselt otse, lähed trenni, siis jõuad koju. Minul oli päevakavas siis sees uinaks, sest et muidu teist trenni on väga keeruline teha ja siis läksid teise trenni, jõudsid koju, läksid põhimõtteliselt otse magama. Küll sõid, aga ütleme nii, et graafik oli tihedam kui Eestis, aga kui oli ka 1 trenn, siis hommikul oli aega enda tegemisteks, aga enamasti ikkagi valmistusid trenniks, et väga palju ei jõudnud linna peal ringi vaadata või midagi, et olid endamisi ja valmistusid rohkem trenniks. Tunned sa, et see aeg võrreldes varasemaga on kuidagi sind muutnud? Kuidas sa seda kirjeldaksid, seda praegust olekut ja seda, kuidas sa ründajana saad naistekoondist aidata? Ma arvan, et natuke on kindlasti muutnud, et selles suhtes ma arvan, et ma sain seal kindlasti tugevamaid mänge ja treeninguid ja saigi lihtsalt rohkem keskenduda jalgpalluriks olemisele, et sa ei pea mõtlema sellele, et pead nüüd tegema 2 asja, et tööl käima ja trenni minema, et seal saingi ainult trenni minna ja trennis reaalselt kohal olla. Meil on allmäng Iisraeli vastu võõrsil. Veebruaris tuli tõdeda kaotust, kuigi saime ka ise värava lüüa. Mis sa tunned, mis on need asjad, mis tuleb homses mängus ära teha, et me saaksime olla pärast mängu rahul? Ma arvan, et kuna me oleme nüüd ka rohkem sellele keskendunud, sest et Iisrael lõi meile vist lõigi kõik 3 standardolukordadest, oleme nendele rõhku pannud ja teame, et kui me mängupildis suudame need ära hoida ja nüüd standardites ka endast rohkem välja anda ja seal tugevamalt kaitses olla, siis ma usun, et me suudame enda olukorrad ära lüüa ja sealt hoiame taga äkki 0 võib-olla. Ma usun, et see on võimalik.